Natuke vähem kui aasta aega tagasi käisin ma oma elu esimesel talvematkal Põhja-Rootsis ja ma mõtlesin, et sellest ajast saadik on mul jäänud siiasamasse arvutisse, telefoni ja kuskile pilve igasuguseid fotosid, videojuppe, salvestusi. Ja nüüd, kus ma olen planeerimas oma järgmist käiku sinna samasse piirkonda, siis ma mõtlesin, et hea oleks seda iseendal meenutada, mis teekond läbi sai käidud ja hea oleks seda kõike ka jagada kellega iganes, kes parasjagu seda vaadata soovib. Et äkki on siit ka midagi endal õppida ja võib-olla kui sa ei ole veel sellist asja kunagi teinud, aga tahaksid võib-olla sinna samasse kohta minna, siis võib-olla tekib sul siit mingisugust mõtteainet, millega edasi töötada. Ja siis ma mõtlesingi, et ma teen niimoodi, et ma olen pannud siia arvutisse kokku terve jada siis neid fotosid ja videosid ja ma panen ta siit kuskilt otsast jooksma ja räägin siis ise juurde, et mis seal täpsemalt toimus ja mis mõtted mul peast läbi käisid ja kuidas ma vaatan nendele asjadele nüüd siit tagantjärgi. Aga alustame siis kuskilt otsast peale. Kõigepealt Sarek kui sihtkoht oli mulle juba mõned aastad tuttav, et enne seda, kui ma otsustasin talvisele matkale minna, olin ma seal juba mõned korrad sügiseti käinud ja ma olin täiesti lummatud sellest paigast. Ja ma mäletan, et üsna vist isegi esimesel korral mul juba kuklas tekkis see väike mingisugune idee sähvatus, et äkki ma olen nii kõva mees, et tulen ükskord siia talvisel ajal tagasi. Aga mul oli väga palju kõhklusi ja hirme, sellepärast et see ikkagi on täiesti teistsugune maastik kui see, millega mina siin Eestis olin harjunud ja mul puudus selline polaarmatka kogemus. Ja kuidagi ma ei leidnud ka inimest, kellega koos sinna minna, sest selliste matkade puhul on ikka hästi oluline, et see, kellega koos sa sinna lähed, et sa ikkagi väga hästi klapiksid ka, et seal ei tekiks mingeid ebavajalikke pingeid. Ja siis ma kuidagi hoidsin seda ideed enda sees ja samas ma ei osanud sellega kuidagi edasi minna, et ikkagi mingi pelgus või aukartus hoidis mind tagasi. Aga nagu elus ikka, et kui sul see väike unistus kuskil sees on, siis see vajab võib-olla mingisugust sisemist küpsemist ka enda poolt, et sa hakkad vaikselt ennast selle mõttega harjutama. Mina hakkasin lappama YouTube'i videosid talvistest matkadest Sarekisse, otsisin läbi Google'i siis erinevaid blogisid. Lisaks siis ma hankisin juurde endale igasuguseid raamatuid, siis kuidas laviini tingimustes toime tulla ja mingisugused mägedes liikumise käsiraamatud, et natukene saada aru, et mis on need potentsiaalsed ohud ja kuidas nendega toime tulla. Ja ühel hetkel ma kuidagi ikkagi tundsin, et ma olen valmis. Et tõsi ta on, et kui sa ei ole ju kordagi varem seal käinud, siis see hinnang, et kas sa oled valmis või ei ole valmis, on alati selline puhtalt nagu sisetunne, et see, mis sind seal päriselt ees ootab, seda sa ju kunagi lõpuni ei tea. Aga vähemalt sinnamaani ma tundsin, et ma olin valmis ja ma organiseerisin endale vajaliku varustuse ja ikkagi võtsin selle teekonna ette. Kui rääkida Sarekist kui piirkonnast, siis ma ei hakka siin mingisugust entsüklopeedia teksti ette lugema, aga mis teeb selle Sareki väga eriliseks on see, et kui sa liigud siit Eestist järjest rohkem põhja poole, siis mets jääb järjest madalamaks, puid
hakkab kuskilt maalt vähemaks jääma ja maastik muutub tundraks. Ja kui mõelda ka kõrguste peale, siis samamoodi ka see nii-öelda metsavöönd tuleb järjest allapoole mägedes ja üldiselt see maastik, kui sa lähed päris kaugele kuskile Põhja-Norrasse, on ikkagi üsna kaljune ja seal mingit tõsiseltvõetavat sellist metsa ja erilist lopsakust seal ei ole. Aga Sarek on üks selline põhjapoolsemaid piirkondi, kus sul on ühest küljest üle 2000 meetrised mäed ja samal ajal nende mägede vahel on siis orud, kus voolavad liustikujõed ja vot nendes orgudes on siis ikkagi üllatavalt palju lopsakust, arvestades seda laiuskraadi, kus see koht paikneb. Ja see mingis mõttes teebki ta hästi eriliseks, et seal on seda mitmekesisust, et seal on karusid, on ilveseid, on hunte, ahme, väga suured põdrad on seal. Ma ise ühtegi tõsiselt suurt põdrapulli seal kohanud ei ole, aga kui natuke guugeldada ja vaadata, et millised on need sarved, siis Eesti põder on täielik kääbus nende Sareki põtrade kõrval. Et seal ikkagi Põhjamaade mõistes üsna kõrgete mäetippude vahel olevates orgudes saab öelda, et elu käib vähemalt soojemal perioodil. Ja see muutis minu kui sellise loodushuvilise ja loodusfotograafi jaoks ka selle koha kuidagi hästi atraktiivseks. Ja kui ma esimesi pilte täiesti juhuslikult Sarekist nägin, siis ma sain kohe aru, et see on see koht, kuhu ma pean minema. Kui rääkida konkreetsemalt nüüd sellest talvematkast, siis seekord minu teekond marsruudi kuju mõttes meenutas sellist number 8 või lõpmatuse märki. Ja kuidas see välja kujunes, mul oli nagu olemas üks kaart, mida ma vaatan, kas see on mul kuskil siin käeulatuses olemas, ei ole. Mul oli üks hästi suur Sareki kaart ja sealt kaardi pealt ma siis vaatasin ise erinevaid alternatiive, et kuidas liikuda niimoodi, et ma alustan liikumist oma auto juurest ja ma tahan seal samas kohas lõpetada, kust ma alustasin. Ja ega ma ju ette ei teadnud, mis on tingimused maastikul ja mis on minu liikumiskiirus. Ja selles mõttes oli tegemist sellise eelplaneerimisega, et kus mul oli see algne marsruut valmis mõeldud, aga ma olin iga hetk valmis ka seda marsruuti muutma vastavalt sellele, kuidas enesetunne ja võimekus ja ilmastik siis parasjagu on. Ja kokku sai siis tõesti peaaegu 200 kilomeetrit mööda mägismaad ja Sareki kohta võib ka seda öelda, et tegemist on umbes sellise 50 kilomeetrise läbimõõduga alaga. Me võime mõelda sellest kui ühest sellisest ringjast piirkonnast ja kaardil joonistub ta väga hästi välja nende lumiste mäetippude järgi. Aga et sinna rahvuspargi sisse jõuda ametlikult, tuleb ka tegelikult mitu päeva auto juurest matkata. Et mina olin selline võib-olla vaene Ida-Euroopa selline turist, aga ma nägin mitmeid sakslasi ja teisi matkalisi, kes siis lasid saanidega ennast auto juurest viia mitmepäevase teekonna nii-öelda kaugusele, kergendades seda jalavaeva ja alustades siis oma teekonda päriselt sealt rahvuspargi servast. Võib tekkida veel küsimus, et miks nad ei lasknud ennast täitsa sinna rahvuspargi südamesse viia. Üks asi on see, et mis mulle endale selle Sareki puhul väga meeldib, et seal rahvuspargis kehtib selline ikkagi üsna range kord. Et kui me mõtleme Eesti rahvusparkide peale, siis see looduskaitse on siin tegelikult alla igasuguse arvestuse.
see rahvuspark on ühest küljest selline rahvuslik uhkus, aga me teame näiteks Eestis, et on probleeme, et Lahemaal on seal ikkagi lageraied käivad edasi ja keegi seal neid peatada ei suuda ja nii edasi. Aga kui me võtame Sareki, siis seal on ikkagi see kord on üsna range ja saanidega sul sinna rahvuspargi sisse ei ole asja. Samamoodi igasugune droonide lennutamine on hästi rangelt reglementeeritud ja tundub, et riik on tõesti nagu otsustanud seda kohta hoida võimalikult sellise puutumatuna, mis on minu poolest nagu väga tervitatav. Kui ma esimesel päeval hakkasin auto juurest minema, siis kõigepealt pidin ma ületama ühe sellise jäätunud mägijärve. Mitte kuskilt suvalisest kohast, vaid see rada oli ka saanide jaoks seal maha märgitud, kust oli kõige turvalisem üle minna. Seda jääpaksust seal siis ka talvisel ajal pidevalt mõõdetakse. Ja kui ma seal jää peal seisin, tegin sellest ka ühe mustvalge foto selle suuna peale, et kuhu ma siis liikusin. Ja minu ees oli siis täpselt see koht, kus hakkab maapind kerkima järve kaldalt ülesse. Ja seal all, kus mina liikusin, oli väga mõnus selline tuulevaikne ilm. Midagi ei sadanud, kõik oli nagu rahulik. Aga ma nägin, kuidas üleval olid sellised sünged, tumedad pilved ja natukene läbi nende pilvede paistsid siis kaugemal kõrgemad mäetipud. Ja ma olin kursis sellega, et siis Rootsi meteoroloogiateenistus oli välja andnud ka sellise tormihoiatuse, et just seal Sareki piirkonnas võib lumetormi olla. Ja siis ma sain aru, et kui ma sealt mööda seda nõlva sinna ülesse jõuan, siis seal platoo peal ootab mind tervituseks ilmselt selline korralik tuisk. Ja ma otsustasin, et ma liiga palju ette ei mõtle, et ma hakkan lihtsalt minema ja vaatan sammhaaval, et mis edasi saab. Sest need tingimused olid minu jaoks täiesti uued. Ja kui siit pildi pealt võib-olla ka tundub, et tegemist ei ole väga kõrge või järsu mäega, siis tegelikult pean tunnistama, et sinna üles platoo peale jõudmine oli ikkagi paras pingutus. Et see kõrgem osa, mis veel selgelt joonistub siin foto peal välja, on kuskil 600-700 meetri kõrgusel ja oma võib-olla mitte kõige parema ettevalmistusega ma läksin suuskadega, mille alla mul olid vaadatud siis sellised poole meetri pikkused nahad või inglise keeles skinnid, mis on siis selline karvane osa suuskade all, mis annab pidamist. Aga seal oli mägi ikkagi nii järsk, et ma hakkasin libisema tagasi. Et kui sul on kelk järgi, mis on kuskil 45–50 kilo ja sa sellise üsna järsu kalde peal pead seda üles sikutama, siis ega ta väga ei tule ja pigem sa hakkad ise tagasi libisema. Et õige oleks olnud ikkagi võtta kaasa sellised ronimisnahad, mis katab siis terve suusapikkuse ära ja annab rohkem pidamist. Minul neid kaasas ei olnud ja ma võtsin lihtsalt suusad jalast ära, panin kelgu peale ja siis suusakeppide ja lihtsalt suusasaabastega rühkisin sealt mäest ülesse. Kui ma siis lõpuks jõudsin sinna platoo servale, ootas mind ees täielik tühjus. Tühjus just selles mõttes, et tõesti seal üleval oligi lumetuisk, nähtavus oli väga halb ja ma nägin ainult üksikuid puid, mingisuguseid välja joonistuvaid tähiseid, mis oli pandud siis lumesaani sõidutee jaoks. Ja see oli ka minu jaoks siis üks selline vähene justkui suunanäitaja, mida mööda edasi liikuda. Ja ma olin siis tõesti nagu kosmonaut. Lumeprillid olid mul ees või suusaprillid ja nendega oli väga mõnus liikuda. Ja ma olin tõesti
natuke nagu sellise vati sees, et sa lihtsalt liigud, sa ei saa aru, kus sa oled või mis maastik su ümber on. Ainus asi on, mida sa näed, on siis järgmine post, mis su ees on. Ja niimoodi mööda neid poste ma siis liikusingi. Ja ma olen täiesti kindel, et kui neid poste ei oleks seal olnud, siis ma poleks julgenud lihtsalt niimoodi suvaliselt seal täiesti inglise keeles on white out, kus on siis täielik see lumevalge sein on sinu ümber ja sa lihtsalt ei saa aru, kus poole sa liigud. Et siis ma oleks ilmselt löönud telgivaia maasse ja pannud selle telgi sinna ülesse, kui tegemist oleks olnud tähistamata nii-öelda maa või teega. Aga õnneks ma sain veel liikuda, sest Sarekini oli mul veel paar päeva liikuda. Ja siis kohe sellel esimesel õhtul sain ma ka sooja vastuvõtu osaliseks just telgi püstitamisel. Et ma olin oma peas 1,000,000 korda läbi mõelnud, et kui on väga tugev tuul, siis kuidas ma selle telgi üles panen, et kuidas ma kinnitan mingisugused karabiinid, sest kõige suurem hirm oli see, et ma olen lohakas ja see tähendab seda, et see telk lendab mul lihtsalt tuule käes kuskile minema ja pärast ma seda enam sealt tuisu seest üles ei leia. Ja siis tuleb tunnistada, et see kokkuvõttes see telgi püstitus oli edukas, aga üsna kohmakas, sest aeg-ajalt ikkagi unustasin mingeid asju ära, tegin natuke vales järjekorras ja kui ma tagantjärgi seda videot vaatan, siis natukene ajab muigama ka. Aga ülesse ma selle telgi sain ja tõesti, et ega see telefoni pilt või kaamera pilt isegi väga hästi ei anna seda kogemust edasi. Ja ma ise sel ajal seal telgis olles mõtlesin, et huvitav, et see tormihoiatus, mis anti, et see nüüd ei öelnud seda, et see mingi tohutu torm oleks, vaid lihtsalt oligi hoiatus, et tuul tõuseb, aga ei midagi nagu pöörast. Ja samal ajal, kui ma seal telgis istusin, siis see oli nagu päris hirmus. Võib-olla oli asi lihtsalt selles kontrastis ka, et kui sa siit Eestist sõidad autoga turvaliselt sinna kohale ja siis tõesti esimene öö on niimoodi, et nagu see tuul tekitas nagu selliseid, nimetame neid siis vasarateks, et tõesti vahepeal rahunes ja siis tuli nagu plaksti, ta nagu keegi oleks nagu mingisuguse lauaga lihtsalt löönud vastu seda telki ja ma lihtsalt nägin, kuidas need päris tugevad telgikaared ka nagu tõesti läksid juba nagu natuke hirmutava painde alla. Ja tegelikult, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis see oli jah, tugev tuul, aga mitte midagi üleloomulikku ja see telk on oluliselt tugevamategi tuulte jaoks loodud. Et selles mõttes päris praktiliselt ei olnud põhjust nagu muretseda, aga minu jaoks lihtsalt see kontrast oli võib-olla esimeseks õhtuks natukene liiga järsk. Ja ega ma seal eriti magada ei saanud, et ikkagi olin mures, et kuskilt läheb midagi katki või tuleb lahti. Aga pidasin vastu ja hommik oli juba oluliselt helgem, kuigi peab tunnistama, et ka väga tuuline, et see tuul jätkus, aga tore oli näha päevavalgust ja muidugi hästi põnev oli ka see, et ma lõpuks ometi nägin seda maastikku, mis minu ümber oli, kust ma olin tulnud ja mis seal ümber kõik siis oli. Hommikud on siin väga aeglased. Ärkad, keha on kange, keerad ühele poole ja teisele poole. Üldse ei viitsi ärgata. Siis piilud korra uksest välja, et äkki on ilus päikesetõus, selge taevas, aga ikkagi on pilves, mis ei ole ka üldse kole. Tegelikult väga omapärased pilvesiluetid.
õigemini mäesiluetid pilvede nii-öelda sees ja taustal. Aga praegu siis üritan teha endale väikse söögi ja lükkan kogu aeg edasi seda, et ma pean hakkama asju pakkima. See on lihtsalt kõige tüütum tegevus. Eriti sellise tuulega, et see telgi kokku panemine saab olema paras tsirkus. Nii et jätkan päevase rutiiniga. Sealt ma tulin. Siin on mu, võiks vist juba öelda, endine kodu. Ma pakin selle kohe kokku. Eile, kui ma tulin, siis oli ainult aimata, et mingi suur mägi on siin kõrval. Nagu näha siin tõste. Nii et mul on veel minna sinna kuskile. Et jõuda inimestest eemale päris kaugetesse kohtadesse. Minu teekond mõistagi jätkus. Ma läksin üle hästi pika jäätunud järve ja kohtasin seal päris mitmeid kalamehi, kes olid siis saanidega tulnud ja tegid jääpüüki. Ja mida edasi ma liikusin, seda rohkem ma hakkasin ka nägema seda, et need mäed, mis minu vahetus läheduses olid, ikkagi võis nimetada neid rohkem nagu küngasteks ja nende küngaste tagant hakkasid paistma juba sellised ikkagi mägede moodi mäed. Ja see tekitas minus sellise hästi seiklusliku tunde, et ma suure põnemusega ootasin, millal hakkavad lõpuks avanema need vaated. Et tol hetkel liikusin ma ju mööda seda järve pinda ja ma olin mingis mõttes kausis ja ma ootasin seda momenti, kus ma pean natuke veel ronima ja jõuan järgmise platoo peale ja siis lõpuks näen enda ees neid suuri Sareki mägesid. Kuna ilm läks ka järjest paremaks, järjest mõnusamaks, siis ma võtsin endale ka pärast sellist unetu tööd kuidagi rohkem aega, et ma tõesti nautisin oma lõunapause, nautisin neid vaateid, mis ümberringi olid ja kuidagi tundsin ka sellist kohanemist, et see esimene õhtu oli tõesti kuidagi raske ja raputav, natuke nagu kauss külma vett näkku, aga siis juba sealt edasi ma tundsin, kuidas ma vaikselt karastun nende tingimustega ja kuidagi hakkas minus tekkima see tunne, et ma hakkan selle maastikuga vaikselt ühele lainele saama. Küll aga ma pean tunnistama, et esimestel öödel oli ikkagi see, et päevane pingutus oli nii harjumatult suur, et õhtul, kui ma üritasin magama jääda, siis mul ei tulnud und sellepärast, et mul oli pulss sellest päevasest pingutusest veel palju tunde kuidagi üleval, liiga kõrge, et uinuda. Aga see kadus kuskil 3-4 päevaga ära, et organism ilmselt harjus ja siis juba sealt edasi sain magada ka. Üks märgiline teetähis ja koht, mis oligi minu jaoks ka natuke selline majakas, mis tähistas siis seda, et ma hakkangi nüüd jõudma kohe-kohe sinna Sareki piirile, on siis selline mägi, mille nimi on Sluga. Võib-olla ma hääldan seda väga valesti, aga Sluga meenutab natuke sellist torbikut või vulkaani.
ja ta on seal kohalikele ka hästi oluliseks tähiseks just selle oma sellise joonistatud tipu mõttes, et ta on hästi kaugele näha ja hästi selgelt eristuv oma tipuga. Ja kui ma seda sluga seal, ma olin teda tegelikult juba oma eelnevast õhtust või isegi ütleme hommikust saadik näinud kohe pärast seda, kui see lumetorm lakkas, siis ta oli mind pidevalt saatnud ja ma teadsin, et kui ma selle mäe kõrvale või juurde jõuan, siis näen ma juba neid suuri Sareki mägesid. Nii et ühel hetkel oli siis pidulik moment, kus ma jõudsin selle sluga mäe juurde ja paningi sinna ka oma õhtuse laagri püsti. Ma pean ütlema, et hästi võrreldes eelneva õhtuga oli muidugi hästi mõnus seda laagrit üles panna, sellepärast et tuul oli minimaalne ja ma tõesti kohe nautisin seda, et ma vaatasin, et kõik asjad jääksid võimalikult täpselt, mul oli aega seal sättida. Kuskil ei olnud kiiret. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, mis selliste pikemate matkade puhul jõuab inimesele kuidagi rohkem kohale. Et kui sul on 2 nädalat selle matka jaoks aega, siis esimestel päevadel sa ikkagi oled nii tugevalt kinni veel selles lineaarses ajas, kus me siin igapäevaselt elame, kogu aeg mingid sekundid jooksevad edasi. Aga seal hakkad sa rohkem kuidagi haakuma nende loodusrütmidega ja sul kaob sellise inimese maailma mõttes nagu ajataju ära. Ja see on hästi vabastav tunne. Sul ei ole kuskile kiiret. Et sa võtadki aega selle jaoks, et panna telgivaiad kuidagi ideaalselt sinna lume sisse. Mingid sellised täiesti tuimad ülesanded, labidaga kaevad seal telki siis sellist süvist, kus sul oleks ruumi toimetada. Võtad selle jaoks ka nagu väga palju aega ja teed seda väga suure detailsusega. Et seal tekib kuidagi see, et sa hakkad nägema, kuidas elu sellised pealtnähad tühised või väiksed tegevused võivad ka hästi palju kuidagi rahulolu pakkuda. Võrreldu või ütleme siis võib-olla tuues siia juurde kontrastiks selle, et kuidas me siin igapäevaelus kogu aeg kiirustame kuskile, meil on mingisugused eesmärgid ja mingisugused hierarhiad, et mis asjad on meile olulised ja siis kuidas me nendest nii-öelda ebaolulistest asjadest tormame üle. Ja võib-olla me ei panegi tähele neid väga lihtsaid päevasid toimetusi, mida võib-olla siit Eestist võib leida siis, kui sa kuskil lõhud puid maal näiteks, et sealt sa saad võib-olla natukene seda maitset suhu, mis seal Sarekis või kus iganes mujal sellistel pikkadel matkadel saadab sind tegelikult igapäevaselt. Et need asjad isegi saavad palju olulisemaks kui mingisugused suured eesmärgid. Ja selles on midagi tõesti hästi rahustavat. Seal samas Sluga jalamil sain ma siis osaliseks hästi ilusale hommikule. Nägin tõesti, kuidas see päikesevalgus hakkas vaikselt mägede peale paistma ja tõi välja need sellised kaljustruktuurid. Võib tekkida küsimus, et milleks üldse selline pingutus? Aga ma arvan, et see hommikumaastik mu selja taga annab konkreetse vastuse. Eriti kui sinus on killuke loodusfotograafi. Ja see oli vist esimene moment, kus ma tundsin, et ma olen nüüd lõpuks sattunud sellesse väga erilisse kohta. Et kui ma hakkasin auto juurest minema, siis need esimesed päevad olid võib-olla sellised
ikkagi hästi raske füüsiline rühkimine ja mitte kõige soodsamates tingimustes. Ja võib-olla sealt kuidagi minu sees kõlasid ka need küsimused iseendale, et kuhu ma ennast ikkagi toonud olen ja kas see asi on kõike seda väärt. Ja sel hommikul, kui ma tõesti seda ilu vaatasin ja jäädvustasin, siis minu jaoks kuidagi kõlas või kuidagi tuli sealt mingisugune tõestus või see, et ma tõesti nüüd, ma saan siit selle, mille järgi ma tulin. Ja mis iganes mind sealt ees ootas, siis ma olin juba nii tänulik selle kõige eest, mis see loodus mulle oli sellel üürikesel hommikul pakkunud. Ja ma arvan, et need ongi sellised asjad, mida ma võin proovida seletada, aga keeleliselt kuidagi jääb sõnu puudu ja vist ongi nii, et kui sina tahad neid asju kogeda, siis tegelikult sa pead ise selle asja läbi tegema ja jääb suhteliselt suur tõenäosus, et see, kuidas sina seda tunnetad ja koged, on täiesti erinev sellest, mida mina kogesin. Kuna see hommik oli nii ilus, siis jällegi ma võtsin endale rohkelt aega, ma pildistasin, sest see oli ju üks põhjus, miks ma sinna üldse ka läksin ja tegin rahulikult süüa, pakkisin väga rahulikult asju ja mul mingis mõttes ei olnud kiire. Jah, ma natuke mõtlesin selle peale, et kui ma lasen pool päeva käest ära, siis ma ei jõua väga kaugele kokkuvõttes. Ei saa salata, et see natukene mind kuskilt torkis. Aga see oli natuke teistsugune surve või pinge kui see, et ma pidevalt kella vaataks. Pigem oli lihtsalt see, et kas ma näen kaugel neid mägesid ja ma mõtlen, et kas ma jõuan sinna nende mägedeni ka välja. Kas ma jõuan sealt veel edasi, et nii palju neid küsimusi iseendale, sest väga raske on hinnata seal maastikul, eriti kui sa oled jutumärkides lamemaalane, kes on harjunud kauguse ja objektide hindamisega sellisel tasasel maal, nagu siin Eestis on, siis mägedes sa ei saa nendest kaugustest ikka mitte kui midagi aru. Et see on täiesti müstiline, et isegi matka lõpuks ma võisin hinnata, et mingi mägi on minust 10 kilomeetri kaugusel, tegelikult oli ta võib-olla 25 kilomeetrit, et sellele ma ei saanud ikkagi nende 2 nädala jooksul lõpuks ka nagu pihta, kuidas neid asju tunnetada. Nüüd algab mu matka kõige mõnusam osa. Ma pääsen siit kivikõrbest läbi ja seal ees ootavad mind pärismäed. Siiani on olnud tegemist rohkem selliste liivakastitornikestega. Aga nüüd hakkab see õige asi kätte jõudma. Ma loodan, et ilm hoiab mind. Kui ma siis lõpuks selle Slugamäe selja taha jätsin ja teele asusin, siis see päikseline päev, mis mind ees ootas, oli täiesti fantastiline. Et isegi need prillid, mis mul olid ees ja nad olid mul ees sellepärast, et arvestades seda valget säravat lund ja päikest, mis märtsikuus on seal juba üllatavalt kõrgel, siis ilma prillideta lihtsalt sa rikud oma silmad ära. Nii et mul olid prillid ees, et hoida oma silmi ja tõesti, ma olin sellest tormisest, hallist ja tuulisest kuidagi maastikust sattunud äkitselt kuskile tohutusse paradiisi. Nii erkvalgus, sinavad mäed taustal ja see kõik tundus lihtsalt nii uskumatu. Ja üks huvitav asi, mis selle päikesepaiste all seal juhtus, oli see, et
eelmisel õhtul, kui ma telgi juures pimedas toimetasin, siis esiteks läbi pilvise taeva ma aimasin mingisugust virmaliste kuma. Aga teine asi, mida ma nägin aeg-ajalt sähvimas, oli see, et minust eemale jäi siis üks selline madalam punkt või me võime nimetada teda natuke ka oruks ja siis teisel pool selle oru justkui vastaskaldal või vastasnõlval ma nägin aeg-ajalt sähvimas ühte tulukest ja ma sain aru, et seal on keegi teine minusugune matkaline. Ja kui ma siis selle päikesepaistelise ilmaga seal üle lumiste väljade liikusin, siis ühel hetkel ma vaatasin üle oma õla ja ma nägin, kuidas mäenõlvale ilmus üks selline väike putukas, kes oli siis tegelikult inimene ja ma sain aru, et ta märkas mind ja selle peale ma nägin, kuidas ta hakkas suuskadega kelkjärel vaikselt laskuma ja ta laskus ja tuli vaikselt minu suunas. Ja ma sain aru, et ilmselt ta tuleb minuga juttu rääkima. Mina muidugi edasi ei kiirustanud, siis ootasin ta ära. Ta väga sõbralikult tervitas mind. Tegemist oli rootslasega, kelle nimi on Anders. Ja me rääkisime päris pikalt juttu, ta uuris, kust ma pärit olen ja mis ma seal teen. Ja terve selle aja, kui me rääkisime, siis minul tekkis selline veider tunne, et ma räägin küll täiesti võõra inimesega kuskil lumisel väljal Põhja-Rootsis ja ometigi mul on tunne, nagu ma oleks temaga varem rääkinud või kuidagi see tema käitumine ja kuidagi see kõneviis oli mulle tuttav, mis tundus täiesti absurdne. Ja ma hästi pingsalt oma peas mõtlesin, et kuidas see saab võimalik olla, kuni ühel hetkel mul tekkis väga hea mõte, et ma uurisin, et mis on tema nii-öelda motivatsioon seal liikumiseks, et kas ta pildistab ka loodust või on tal mingid muud projektid. Ja siis ta selgitas, et lisaks matkamisele ta teeb YouTube'i videosid siis seal Saarekis käimisest ja üldse talvisest matkamisest, et mis varustus ja kuidas ja nii edasi. Ja siis ma sain aru, et oma ettevalmistusperioodil olin ma tegelikult kõikide muude videode hulgas ka tema videosid vaadanud ja sellepärast ta mulle nii tuttav tunduski. Ja siis ma muidugi rõõmuga talle ütlesin ka seda, et tema videod olid jõudnud ka Eestisse minu silme ette. Ja Andersiga oligi nii, et sealt edasi hakkas meil toimima selline huvitav kulgemine, et vahepeal läks tema ees, siis ta tegi pausi, siis vahepeal läksin mina temast mööda ja tõesti kuskil 3-4 päeva me niimoodi kulgesime, kuni lõpuks siis ühel hetkel meie teed läksid lahku. Aga Andersi juurde ma tulen veel hiljem tagasi ka. Kiire lõunapaus. Nii uskumatu, kui see ka pole, kohtusin mõned tunnid tagasi mehega, kelle YouTube'i kanalilt ma olen saanud infot Saareki rahvuspargi kohta. Tegu on siis rootslasega, kes on palju aastaid siin matkanud ja juhtumisi oli siis sel aastal parasjagu matkamas siis samal ajal kui mina. Aga tema siis läks natukene teise marsruudiga, aga ma arvan, et me võime täna veel kokku saada õhtupoole. Üks asi, mis on hästi eriline, on see, et täna on täielik idüll selles mõttes, et selge ilm, päike paistab ja täiesti null tuult, mitte ühtegi häält, täielik vaikus ja see on lihtsalt nii mõnus.
Kohe pärast Andersiga kohtumist märkasin ma lumel mitmeid jälgi. Need jäljed olid päris suured ja ma sain aru, et need on ka kiskja jäljed. Millegipärast ma kuidagi mõtlesin tol hetkel, et tõenäoliselt on need ilvese jäljed, sest ma tean, et seal piirkonnas ilveseid liigub. Aga vahel võib-olla on nii, et kuigi sa käid ise palju looduses ja oled siin Eestis ilvese jälgi näinud, et kuidagi sa oled võõras keskkonnas ja sa teed kuidagi need otsused mingite muude asjade põhjal ja mitte eriti korrektselt. Ühesõnaga, ma nägin neid jälgi, ma arvasin, et see on ilves, aga tegelikult olid need ahmi jäljed. Et kes ei tea, mis loom on ahm, siis ahm on üks kärplane, peaks olema bioloogilise sellise klassi mõttes ja ta on selline suur kärplane ja ahme on vist kunagi elanud ka Eesti aladel. Täna on ta üldse Skandinaavias jäänud ka üsna haruldaseks, et kes on käinud näiteks kuskil Soome-Vene piiril karusid pildistamas, tavaliselt neil õnnestub pildistada ka ahme ja siis tõesti ka Rootsis seal põhjapoolsematel aladel neid ahme liigub. Ja see, et tegemist on ahmiga, sai mulle siis selgeks alles natukene hiljem, kus ma kuidagi tekkis mingi kainus moment ja ma vaatasin neid jälgi ja ma sain aru, et need ei ole ikkagi kasslase jäljed. Aga sealt edasi siis ma ikkagi rühkisin sihikindlalt edasi Sareki südame suunas ja see teekond oli ka hästi efektne visuaalselt, et ma läksin mööda sellist laia orupõhja, kus ilmselt soojal ajal ongi mingisugune selline järv või ma arvan, et pigem õige oleks öelda siis läbivooluga järv. Ja mina läksin siis üle nende jäätunud väljade. Anders oli natukene eespool ja ma nägin kaugel tõesti neid Sareki mäetippe ja mul oli lihtsalt kogu aeg naeratus näol, sest ma olin nii väga seda soovinud, et eriti olukorras, kus ma tundsin ka seda, et on päris suur risk, et ilm võib tõmmata kriipsu peale. Et olin kuulnud lugusid, kus siit Eestistki inimesed olid läinud Sarekisse ja 10-päevane matk nägi välja nii, et nad istusidki 9 päeva kuskil telgis lumetormi eest varjul ja tulid siis tagasi. Et ma natuke ikka kartsin, et ma ei jõua võib-olla oma teekonnaga väga kaugele. Aga kuna ilm oli niivõrd hea ja minul oli füüsiliselt kõik korras ja tahtejõud oli palju, siis kuidagi muie on näol ja sa hästi rahulolevalt liigud sellises olukorras oma sihi suunas. Et lihtsalt täiesti super tunne sisemiselt. Üks asi, mis Sarekis ka kuidagi sellist mõnusat tooni annab, on see, et aeg-ajalt sa näed kuskil orgudes üksikuid hütte. Ja enamasti on siis tegemist põhjapõdra kasvatajate onnide või siis hüttidega. Et seal mõned onnid on tõesti väga primitiivsed, aga on ka selliseid ikkagi laudvoodriga korralikumaid hütte. Et kui mingi väga tohutu torm on ja see hütt on sul kuskil lähedal, siis hädapärast saad ka sinna varjule minna. Ja mingitel puhkudel oli ka see, et hüti kõrval oli väike kuurike ja siis sa saidki aru, et sa arvasid, et sa olid tulnud mööda lumist välja, aga kuna on tegemist paadikuuriga seal, siis sa saad aru, et see ei ole lihtsalt lumine väli, vaid see on jäätunud järv, kus soojal ajal ikkagi täitsa paadiga saab ringi liikuda. Et selles mõttes ma mõtlesin oma peas ka seda, et äge oleks seda sama maastikku näha ka kevadel või sügisel.
et millest ma siis täpsemalt üle liikusin. Tol päeval juhtus siis nii, et Anders jäi laagrisse natukene varem, aga kuna oli hästi ilus vaikne õhtu, ilm hakkas ka natuke kuidagi külmemaks ja krõbedamaks minema, siis ma kuidagi tundsin, et mul on seda jõudu veel punnitada ja ma liikusin temast veel edasi. Ja õhtu lõpus siis ma läksin üle jäätunud järve. Nüüd siis tuleb üle jäätunud järve minna. Hoiame siia äärde, liiga kaugele ei roni. Ja enne kohatud Anders läheb seal ees. Nii et katsijänes on mul ees liikumas. Mõlemal pool olid järsud kaljuseinad ja ma kauguses nägin kuidagi seda viimast päikesevalgust ja kuidagi mõtlesin, et vaat ma pean sinna järgmise nurga taha välja jõudma. Muidugi võib tekkida seal olukord, kus sa jäädki seda mingit järgmist nurgatagust otsima või selle poole püüdlema, sest juhtub see sama asi, et sa arvad, et see on võib-olla 5 kilomeetrit veel, aga tegelikult see asi on füüsiliselt sinust 15 kilomeetri kaugusel. Nii et vahemaadega ja nende hindamisega tuleb olla ettevaatlik. Viimased kilomeetrid veel pingutada, enne kui päev õhtusse saata. Järgmisel päeval, kui ma ärkasin, siis oli mul tekkinud üks väike komplikatsioon, mis hakkas vaikselt üle kasvama paanikaks. Mitte sellepärast, et midagi hullu oleks juhtunud füüsilises mõttes, aga hoopiski selline asi, et öösel ma olin üritanud panna oma kaamera aku laadima ja millegipärast see ei toiminud. Mul oli kaasas kuskil 4-5 akupanka ja kodus olin järgi proovinud, et nendega on võimalik mu kaamerat laadida, aga seal kohapeal ei juhtunud mitte midagi. Ma proovisin oma kaamerat soojendada, igasuguseid trikke teha ja lihtsalt see ei toiminud. Ja ma langesin meeleheitesse, sellepärast et oli alles 4. päeva algus, kui ma õigesti mäletan. Ja mul oli jäänud kuskil, ma ei tea, 30, 40, 50 pilti teha ja siis oligi kõik mu kaameraga. Ja see mõte, et kogu see ülejäänud retk jääb täiesti jäädvustamata, tekitas minus väga suurt ängi, võiks isegi öelda. Mul oli veel üks väike päästerõngas, oli see, et ma ootasin, et rootslane tuleb varsti ilmselt minust mööda ja ma saaks siis temalt küsida teistsugust juhet, et äkki ma olin tõesti võtnud kodust kaasa mingisuguse valejuhtme. Tõotab tulla taaskord väga ilus hommik. Ma prognoosin, et mõne aja pärast pilvisus ja udu natuke hajub, just siis, kui päike hakkab soojendama. Ja meeletult ilusas kohas on täna mu laagripaik. Ümberringi on kõrged mäed ja siin nurga taga, kuidas ma siit videolt näitan, siin taga peaks siis olema üks selle rahvuspargi põhiline org, mis on mulle ka sügisestest käikudest tuttav. Nii et ma nüüd lähen piilun sinna ka. Miks mul selline kuidagi väsinud ja kurb tunne sees on sellepärast, et öösel avastasin, et minu akupangad ei lae mu kaamerat. Ma olin seda kodus mitu korda testinud ja kõik toimis, aga siin lihtsalt ei tööta.
ja see tekitab sellise lolli olukorra, et mul on, palju mul siis on, 3 päeva on käidud, 11 päeva on ees ja mul on akud kohe-kohe tühjad. Ma saan võib-olla mõnikümmend pilti teha. Ja lihtsalt see fotografeerimine oli selle koha või selle reisi üks mõte. Ja nüüd ma ei saagi seda valdavas osas teha. Nii et selles mõttes väga kurb. Miks see nii on, ma täpselt aru ei saa. Aga eks ma tehnilistesse pooltesse või detailidesse süvenen siis, kui ma koju tagasi jõuan. Ja siis, kui tuli Anders ja andis mulle, ütles, et jaa, muidugi mul on see olemas tagavarajuhe ka, et ma võin selle sulle anda, pole üldse probleemi. Ja ma olin väga õnnelik. Ja siis, kui ma seda proovisin, siis selgus, et ka see ei tööta. Ja ma kukkusin veel suuremasse vaimsesse auku, andsin selle juhtme Andersile tagasi ja rääkisime natukene juttu ja siis ta liikus edasi. Ja mina kuidagi, mul läks tuju täiesti ära, et nii raske oli sellega leppida, et ma olin võtnud kaasa kõik selle fototehnika ja nüüd ma lihtsalt 10 päeva vean seda niisama kaasas ja ma ei saa seda kasutada. Aga siis juhtus üks huvitav asi. Olukord võttis järgmise pöörde. Ma ei mäleta seda detailselt seda olukorda, aga põhimõtteliselt oma peas ma olin täiesti loobunud sellest mõttest, et ma selle kaamera üldse kuidagi tööle saaks. Ja pettunult ma seal tegin süüa ja midagi ma seal asjatasin. Ja ühel hetkel ma avastasin, et mu fotokotis oli siis nende samade mikrofonide ja siis väiksemate nii-öelda salvestajate mingisugune komplekt. Ma olin selle täiesti ära unustanud, et see mul kaasas oli. Ja tol hetkel üldse midagi nagu aimamata või läbi mõtlemata ma lihtsalt vaatasin neid asju, mis seal karbi sees olid. Ja see koosnes 2 karbist. Ja siis ma tegin lahti teise karbi. Ja ma vaatan, et seal karbi sees on üks selline imeväike lühike juhe, mis on mõeldud siis nende salvestusseadmete laadimiseks. Ja kuidagi esimene mõte oli see, et ma olen proovinud juba 2 juhet, need nagunii ei tööta. Et milleks siis seda 3. ka proovida. Aga siis ikkagi lootmata midagi erilist, ma võtsin selle väikese juhtme, mis nägi kuidagi nii armetu ja väike välja, et mõtlesin, et mida see väike juhe saaks muuta. Ja ma panin siis ühe otsa akulaadijasse või õigemini sinna akupanka, sõnad lähevad juba sassi, ja teise otsa panin kaamerasse ja plaksti. Hakkas tööle. Kõik toimis. Kaamera hakkas laadima. Ja ma sattusin täiesti, võiks öelda, eufooriasse. Tegin seal lume peal kukerpalle ja põhimõtteliselt mu kogu see suur plaan oli uuesti tagasi pildis. Nii et kuskil seal tunni aja jooksul ma olin kukkunud musta auku, ma olin jälle kõrgustes, siis jälle mustas augus, jälle üleval, et see oli emotsionaalselt ikka väga, väga raputav hommik. Ja kusjuures tegemist ei olnud ju mingisuguse, oleks see olnud siis mingi eluohtlik olukord kuskil mägedes, et see puudutas lihtsalt tehnikat ja selle töötamist. Aga igatahes sealt edasi liikusin ma väga, väga sellise võimsa ja positiivse energiaga. Lärmakas hommikusöögi aeg. Õigemini söögini on meil tükk maad aega. Enne tuleb lumi ära sulatada ja vesi ära keeta. Raske ta võib ju olla, aga
kuradi ilus on. Võtab vanduma lihtsalt. Eestlase, kes on pärit soodest ja rabadest. Tundub lumine ja võib-olla ka külm. Tegelikult on väga soe. Nagu näha, siis ma olen väga sensuaalses võrkpesus, sest midagi rohkemat ei kannata siia peale panna. Lihtsalt nii soe on. Aga tunnen, kuidas tuju hakkab natuke paremaks minema, sest eile õhtu avastus, et mu kaamera ei lae, oli ikka väga traumeeriv. See oli üks suur osa sellest matkast. Jäädvustada maastikke, mida liiga sageli just ei jäädvustata. Sellisel ajastul, kus inimesed pääsevad väga kergesti igale poole, teevad oma klõpsu ära. Aga siin tuleb rassida. Ja vot seda ma just tahtsingi teha. Fotod läbi pingutuse. Ja üllatus, üllatus, ka see päev, mis oli äsja alanud, oli täiesti päikesepaisteline. Ma liikusin jälle üle säravvalgete väljade. Kui vaadata seda valgust, mis seal hommikul tekkis, märtsi alguses teisel pool polaarjoont ja just mägistel aladel, siis mulle kui fotograafile tohutult meeldis üks selline kindel kellaaeg. Ma arvan, et see võis olla selline 10-11. Ma ei mäleta, mis kell päike tõusis. Aga oli üks mingi väga kindel moment, kus päike oli teatud kõrgusel ja see tekitas kuidagi mägedele sellise hästi kuidagi pastellse ja pehme tonaalsuse. Et natukene tuli peale seda päikesevalgust ja siis need varjud olid sellised pehme sinaka varjundiga. Ja see oli kuidagi hästi eriline. Tõesti selline tunne oli, nagu oleks kuskile paradiisi või pilvedesse omadega tõusnud. See kestis lühikest aega, aga siis ühel hetkel päike juba oli nii kõrgel, et need varjud muutusid kontrastsemaks ja see pehmus kadus sealt ära. Aga tõesti see üks kindel periood enne lõunasel ajal, see oli silmale lihtsalt nii nauditav. Ja see on midagi sellist, mida ma loodan ka sel aastal uuesti kogeda. Et ei oleks ainult hall ja tuisk, et ikkagi päikest ka. Ja kui rääkida üldse päikesest, siis seda päikest jaguski mulle peaaegu terveks selleks matkaperioodiks, et see oli täiesti müstiline. Ja rootslane ütles mulle ka, et ta on käinud seal, kui ma õigesti mäletan, kuskil 10 aastat ja sellist ilmaakent, kus sul nii pikalt päike oleks, temal ei ole mitte kunagi olnud. Nii et selles mõttes minule kui esmatulijale või esmakordsele matkajale olid need tingimused tõesti nagu selline soe vastuvõtt, võiks öelda. Üks hästi huvitav moment, mida ma tahan kindlasti jagada, oli see, et ma nägin enda ees juba kohta, mida võib nimetada Sareki südameks. Rahvuspargi keskel on üks väike putka, kus on olemas näiteks ka selline hädaabi telefon, et kui olukord väga hulluks läheb, siis sul on võimalik sealt kutsuda abi. Ja ma liikusin Andersi suusajälgedes valdavalt, vahepeal läksin muidugi kõrvale ka ja liikusin lihtsalt üle suure lageda välja. Ta ei olnud nagu täiesti tasane, vaid ma olin ikkagi mägede sellise lauge nõlva peal ja liikusin ja minu ees oli tõesti tohutu lihtsalt lumeväli. Mulle oli antud ka eelinfo, et seal tasuks olla ettevaatlik just sellega, et mõnes kohas,
kus selle lumekihi all on siis sellised väiksed mägiojad, mis on uuristanud selle kalju pinna sisse sellised süvised. Ja kui siis paks lumi on peale sadanud, siis ongi olukord, kus sa liigud üle selle lumise välja ja sa ei tea tegelikult teatud tingimustes seda, et kas see lumi päriselt kannab ka sind või on tekkinud lihtsalt selline võlv selle süvise kohale. Ja kui sa sinna peale lähed, siis oma raskuse mõjul sa kukud sinna alla kuskile selle oja sängi. Nii et ma ühest küljest olin tähelepanelik ja uurisin seda maastikku, aga minu ees ikkagi läksid oluliselt kogenuma rootslase jäljed ja ma otsustasin, et ma lähen nende järgi. Ja ma läksingi ja selles mõttes mingit probleeme ei olnudki. Ma jõudsin õhtuks ilusasti kohale, kõik oli hästi. Aga see sama koht, kus ma siin videos liigun, ma olin selles kohas tagasi umbes nädal aega hiljem. Ja see on täpselt see koht, kus on siis selle number 8 keskne ristumispunkt. Ja ma tulen suuskadega tagasi üle selle sama lumise välja, kuni ühel hetkel ma vaatan, et mis siin ees toimub. Et mingi kaugelt vaatan, et justkui nagu mingid varjud ja mingid jooned ja lähen lähemale ja ma näengi, et kõik see lumevõlv on sisse kukkunud ja siis seal all oli korralik selline sügavik. Nii et ma pidingi lõpuks minema siis mööda seda lauget mäenõlva täitsa alla ja sealt siis uuesti hiljem tõusma ülesse. Et see ikkagi korraks nagu ehmatas ära tõesti, et sa tead, et sa oled ise sealt üle kõndinud ja sel hetkel võib-olla see oligi turvaline. Aga kuidas hinnata seda, kui sinu ees näiteks lähevad suusajäljed, ilm on olnud juba mitu päeva selline päikseline ja soe, siis millisel hetkel sa otsustad, et sa sealt enam üle ei lähe. Et see on nagu päris riskantne värk. Et õnneks ma ei pidanud nii raskeid otsuseid tegema ja võib-olla ma ei olekski osanud neid teha. Ja lõpuks ma jõudsingi välja siis Sareki südamesse, just sinna kohta, kus on olemas siis ka hädaabitelefoniga putkake. Anders oli seal juba ees ja toimetas ja mina vaatasin sealt alla oru peale ja nägin siis seal ka ühte sellist võimsat mäge, mis oli minule täiesti tuttav mägi. Ma olin seal otsas sügisel käinud, Laadepakte mägi, kuskil peast pakun mingi 1500-1600 meetrit ja kuidagi südant soojendav oli näha kohta, kus sa olid siis kuskil aasta või 2 tagasi käinud. Ja jällegi täiesti fantastiline õhtu, sinine taevas, räägid Andersiga juttu ja siis mõtledki, et kuidas see võimalik on, lihtsalt täielik paradiis. Et see, mis hoidis mind Sarekisse minemast talvisel ajal tagasi, oli just see hirm, et kui palju on räägitud nendest hulludest lumetormidest ja suurest pakasest -35 ja allapoole. Et mul ikkagi see hirm oli päris suur, aga mingil põhjusel läks mul niimoodi, õnneks, nagu ma ütlesin, et ilm ikkagi täielikult hellitas mind. Samal õhtul, kui me seal istusime ja juttu rääkisime, nägin mina läbi kaamera, et eemalt ilmuvad veel 2 inimese siluetti, kelgud järel ja tulevad ka sinna meie poole. Tegemist oli siis 2 hispaanlasega ja nii nagu minul tekkis äratundmine Andersiga, et ma olen teda kuskilt näinud, ka nende hispaanlastega juhtus nii, et rootslane oli nendega ka eelmisel talvel sealsamas Sarekis kohtunud.
nii et ka neil oli selline tore taaskohtumine ja tundubki, et rootslane, kes siis teeb YouTube'i videosid ja käibki seal praktiliselt igal talvel, siis ta on juba natuke selline kohalik staar seal, et kõik teda teavad ja tunnevad. Ja sellel õhtul pandi mulle ka tordi peale väike maasikas, hakkas pimedaks minema ja järsku lahvatas taevas siis selline vägev tulemäng. Olid siis virmalised ja see oli ikka väga võimas virmaliste mäng. Minu kahjuks muidugi ma olin üsna lageda maa peal, et ma ei saanud teha väga võib-olla huvitavaid fotosid, aga siiski endale mälestuseks jäädvustused sellest, et milline see mäng seal oli. See oli ikka nagu täiesti tohutu. Et isegi telefoniga jäi see kõik täiesti ebareaalselt võimas kuidagi, et tavaliselt ikkagi telefon siin Eestis ei suuda eriti midagi peale püüda, aga seal oli ikkagi telefonis, sa vaatad, et see oleks nagu arvutiga kuidagi tehtud. Väga võimas kogemus ja selle 2 nädala jooksul kindlasti kõige võimsam virmaliste mäng, mis ma seal nägin. Üks, mis mulle ka järgmisel hommikul veel lisaks osaks sai, oli just see selline roosa manna arktiline hommik, et kus sul päike hakkab tõusma ja taevakaar või horisont on selline sinakas violetne ja siis päikese valguses ka need kergelt kumavad valged mäetipud. Et see oli midagi sellist, mida ma nii väga lootsin ka kogeda selle matka puhul ja ka see sai mulle osaks. Et selles mõttes ma saan öelda, et ikkagi nii palju, kui mul mingisuguseid ootusi või fantaasiaid selle matka osas oli, need kõik peaaegu täitusid. Ma arvan, et isegi oleks õigem öelda, et see asi õnnestus nagu veel rohkem, kui ma oleks üldse osanud oma peas fantaseerida või mõelda. Jälle üks päikseline hommik. Käimas on hommikusöögi rutiin. Ja siis asun uuesti teele. Ja vahetult enne seda, kui kogu seltskond läks laiali, tegime ka ühispildi, et ikka kui rändurid ühesugused saavad kokku. Anders veel tegi nalja, et seltskond mehi, kes kõik tahtsid põgeneda siis tsivilisatsiooni surve eest kuskile vaikusesse ja nautida seda üksi olemist, siis tuleb välja, et seal ikkagi ei õnnestu üksi olla, et seal on teised samasugused mürapõgenikud, kes kelle siis elu meid kokku viib omavahel. Tegime pildi ja Anders läks siis selles suunas, kuhu minagi plaanisin minna ja hispaanlased läksid sealt rahvuspargi südamest hoopis teise orgu. Et see keskpunkt ongi selline, et sul on seal mitmed orud tulevad sinna kokku ja sa saad valida oma järgmise marsruudi, kuhu sa sealt edasi lähed. Siin rahvuspargi südames on siis selline koht, kus on selline hädaabibunker. Siin saab ka ööbida ja hädaabitelefon, kui asi ikka väga hull on. Selline tore koht. Tuleb telk lõpuks kokku pakkida ja minema hakata. Siin hispaanlased ja rootslane Anders on juba ammu läinud. Ma lihtsalt uimerdan siin. Aga hommikune fotoring lihtsalt võttis mitu tundi mu aega ja ma niimoodi siin uimerdan. Aga
kohe-kohe hakkan astuma minu taha jäävate mägede suunas. See päev, kui ma siis hakkasin rootslase järel ka sealt liikuma pikki orgu edasi, oli metsikult tuuline. Ta oli päikseline ja sama ere kui kõik need eelnevad päevad, aga tohutu tuul oli. Ja tundub, et ka see org oli, või ilmselt ongi talvisel ajal üks kõige populaarsemaid orge, et seal korraldatakse ilmselt ka mingisuguseid gruppidele matkasid ja selle päeva jooksul ma kohtasingi kõige rohkem inimesi. Nendega rääkida mul ei õnnestunud, pigem ma kohtasin neid ka just selliselt, et kui ma läbi kaamera objektiivi vaatasin, siis ma lihtsalt kaugel nägin neid väikseid mehikesi, kes veavad kelke ja tõesti ühte suuremat turismigruppi märkasin ka, kus seal oli, ma pakun, mingi 10 inimest. Ja see oli ka hästi veider tunne, et sa oled üksi seal matkal ja on see tugev tuul ja lumi ja mäed ja siis sa näed, et kuskil kaugel ka teistsugused, aga samas ka väga samasugused inimesed trotsivad neid samu tingimusi ja kuidagi võitlevad oma teed läbi selle looduse. Ja õhtuks jõudsin ma mingis mõttes ka enda jaoks hästi märgilisse kohta. Jõudsin, ma ei teagi, kuidas eesti keeles oleks õige hääldada või öelda, Niiaki mäe nõlvale. Ja see Niiak või Niak, ma ei tea, kuidas õige on öelda. Selles mõttes on ta hästi, võib-olla, ma ei saaks öelda tuttav mägi, aga mul siin Raplas on selles mõttes matkajana au elada, et siin Raplas tehakse Hillebergi telke, toodetakse. Ja Hilleberg on pannud paljudele oma telkidele mägede nimed, mis asuvadki kuskil Põhja-Rootsis ja paljud neist ka Sarekis. Ja mul on üks väike telk, mille nimi on Niiak. Ja see Niiak siis ongi pandud selle sama mäe järgi. Kui ma seal mäe all istusin ja õhtul seda mäge vaatasin, siis tegelikult selle mäe kuju järgi ma sain aru küll, miks selle telgi nimi ka Niiak on. Et lihtsalt selline tore äratundmine oma varustuse ja siis selle nimelise päritolu mõttes. Aga jällegi see õhtu oli hästi mõnus, tuul vaibus ja tõesti öösel ma mäletan, olid ka virmalised, aga ma olin nii väsinud, et ma tegin korraks telgi ukse lahti ja ma nägin, kuidas taevas roheliselt lainetas ja mul korraks tuli see mõte, et ma võtan kaamera ja lähen välja, aga siis järgmine hetk oli juba hommik, et ma olin ikka nii läbi omadega. Ja varsti hakkavad mäetipud ka päikese tõusu valgusest kumama. Ja mu selja taga, seal kaugel, just selle nõlva peal, on siis ka üks soomlaste laager. Ma nendega kohtunud ei ole, aga tuul toob minuni soomekeelset juttu. Nii et siiamaani on kõik päris hästi. Natuke kehvasti magan, aga saame hakkama. Ja minu kamraad Anders, kes jäi kuskil 3 kilomeetrit ettepoole minust telkima, ütles, et ta sööb selle mäe hommikusöögiks. Tal on kassid kaasas ja kavatseb täna hommikul sinna otsa ronida ja ütles mulle, et ma teeks temast ka pildi. No selles osas me kokkuleppele täpselt ei saa, sest meil pole omavahel ühendust. Aga eks ma aeg-ajalt ikka vaatan üles, et kui peaks mingi sipelgas sinna tekkima, siis ikka teen kaameraga väikse klõpsu ära.
nii et soovin Andersile edu. Hommikune fotoring on tehtud. Käisin ka siin oma kanakesel külas, mis tähendab seda, et siin on üks püü, kes istub siin kaljunuki peal. Väga lähedale ma ei hakanud ronima, ei tahtnud teda lendu ajada, aga tegelikult juba eile õhtulgi ma nägin teda ja öösel oli ka tema häält kuulda. Nii et lisaks inimestele ikkagi mõni hingeline, päris kohalik olend on siin ka olemas. Ja üks asi, mis on see, tuleb selle tegevusega siin kaasa, on see, et huuled on kogu aeg puruks. Huulepalsamit võid lihtsalt panna iga 5 minuti tagant, sellest ei ole eriti kasu ja ma tunnen, et mul vist hakkab ohatis ka tekkima, nii et saab mõnus olema, sest on vaja veel mingi 10 päeva, 9 päeva vastu pidada. Ja hommikul sai mulle veel osaks järjekordne ilus päikesetõus. Sedapuhku valgustasid esimesed päikesekiired Ahka mäge. Ahka tähendab saamide keeles vana naist ja ongi mingis mõttes ka selle piirkonna üks selline ikoon või üks selline tuntumaid mägesid saamide jaoks püha paik. Ja see Ahka mägi on ka päris kõrge, ta on ikkagi üle 2000 meetri. Ja see vaade oli ka selles mõttes eriline, et oli see Ahka mägi ja selle Ahka mäest siis vasakule nägin, kuidas maapind läheb tasasemaks ja see violetselt kumav horisont tegelikult sealpool juba paistiski Norra kuningriik. Et Sarek on ikkagi piirialale nii lähedal. Ja mõtlesin sellest, et kui äge oleks see, et kui mu matk lähekski sealt Sarekist edasi üle nende väiksemate mägede kuni lõpuks Norrasse välja. Et see võiks olla võib-olla mingi selline tulevikumõte, mida kunagi ellu viia. Et alustad ühest kohast ja ühest riigist ja lõpetad hoopis teises riigis. Sealt läksid minu teed rootslasega ka lõpuks lahku ja ma jäin ikkagi täitsa oma pead päris pikkadeks päevadeks. Üks asi, mis ei muutunud, oli see, et ikkagi päike ja ma lõpuks isegi tundsin, et ma hakkan sellest päikesest ära väsima ja kui natukenegi mingisugust pilvisust oli, siis mul oli hea meel selle üle. Kes oleks võinud arvata, et oleks pidanud kaasa pakkima hoopis lühikesed püksid ja õhukesed T-särgi, sest praegu on metsikult palav. Ma olen oma sensuaalses võrkpesus ja muidugi ma olen üleni mustas ka, et lihtsalt meeletult palav on. Need päevad, kus ma kulgesin tõesti Sareki rahvuspargi päris seal tagumises küljes, äärega vastu Padjelanta rahvusparki, need olid ilmselt sisemises mõttes ühed kõige erilisemad päevad mu enda jaoks. Et kui sa lihtsalt liigud seal maastikul ja juba eelnevatelgi päevadel sa oled täiesti ära unustanud need mured või rõõmud või üldse kõik asjad, mis seostuvad sulle selle eluga siin inimeste keskel. Et su pea on vähemalt teadlikus mõttes täiesti tühi, sa ei mõtle mitte midagi, sa lihtsalt liigud. Ja mingitel hetkedel hakkab sinu sees tekkima selline veider tunne, nagu sa lakkaksid eksisteerimast. Et mitte, et sa hakkaksid ära surema, füüsiliselt sa oled olemas ja sa saad sellest aru, su süda lööb ja suusad liiguvad ja kõik läheb nii nagu minema peab. Aga just vaimsel tasandil tekib sul selline sulandumise tunne, et sa muutudki selle keskkonnaga üheks
ja sul ei ole sellist endale tuttavat sotsiaalset identiteeti, et sind lihtsalt sellises mõttes ei eksisteeri. Ja see mingitel hetkel, eriti algushetkedel võib tunduda isegi natuke nagu hirmutav, et tekib tunne, et sa kuskilt hakkad natuke ära keerama või mingid kruvid hakkavad logisema. Aga samas ma arvan, et see on täiesti normaalne, et ühel hetkel sa saadki aru, et see, kes teeb sinust Rometi või Jüri või Mari või kellegi kolmanda või neljanda, siis tegelikult see on ikkagi kõik need teised inimesed sinu ümber, see töö, mida sa teed ja kõik need asjad loovad kokku selle identiteedi või selle, kelleks sa ennast pead. Aga kui kõik need asjad sealt ümbert ära võtta, siis sa saadki aru, et vaikselt hakkab see kuidagi lagunema. Ja ma arvan, et see ei ole üldse halb, et see on võib-olla selliste käikude üks kõige suuremaid võlusid, kui sa saad korraks tõesti lastagi sellel asjal heas mõttes kokku kukkuda. Ja siis, kui sa tuled sealt vaikuse retkelt tagasi, siis tekib sul selline tunne, et sa jõuad koju. Nüüd sa võtad uuesti nagist selle Rometi nimelise kostüümi, tõmbad selga ja mängid siis seda rolli nende teiste inimeste jaoks edasi. Aga siis tekib seal veel eraldi selline otsuse koht, et kas sa tahad täpselt seda sama rolli samamoodi edasi mängida või sa tahaksid midagi muuta. Sest kui sa oled nädal või 2 olnud iseendaga, siis sa võib-olla läbi nende teadlike, aga samas ka mitteteadlike mingite mõtete ja dialoogide, mis sinu sees iseendaga toimuvad, läbi nende oled jõudnud ka mingisuguste arusaamadeni, et on asju sinu elus, millega sa ei taha enam samamoodi jätkata, nagu sa neid tegid enne seda matka. Ja siis, kui sa jõuad koju tagasi, sa võtad küll selle Rometi nimelise kostüümi sealt, aga enne, kui sa selle selga tõmbad, siis sa otsustad, et see Romet või mina siis antud juhul, et ma olen siit edasi nüüd natuke teistmoodi. Ma teen mingeid asju teistmoodi. Ma loobun mingitest asjadest oma elus. Ja mulle tundub, et mingi osa nendest asjadest õnnestub ja kindlasti on mingeid asju, mida sa suudad mingid kuud teha, aga siis ikkagi see väline süsteem kuidagi neelab sind endasse ja sa kuidagi lähed sellega kaasa ja mingi asi muutub selleks vanaks asjaks tagasi. Aga siiski, selline väljalülitumine ja eemaldumine pakub võimalust minu arust, sõna otseses mõttes restardiks oma elus. Et see on kindlasti üks põhjus, miks mulle aeg-ajalt meeldib selliseid ärakäimisi endale korraldada. Täna tegin siis üsna kiire ja efektiivse päeva. Ma tulin siis sealt samast nende mägede jalamilt. Tegin sellise 4 tundi ja 11 või 12 kilomeetrit. Ja kuna lihtsalt see vaade sinna minu selja taha on nii ilus, siis ma otsustasin, et ma jäängi siia kõrgendiku peale. Ja loodan öösel ka virmalisi pildistada, äkki tekivad just sinna mägede kohale. Loota ju võib. Ja täna oli ka selles mõttes väga eriline päev, et mul õnnestus või ma lõin endale võimalused enda pesemiseks. Kuna on nii tulevaikne, siis keetsin endale natuke rohkem vett ja selle sooja veega siin natuke õõrusin ja nühkisin ennast ja on küll hoopis parem tunne. Nii et nüüd siis on käes söömise kord. Laager on mul praegu täiesti laiali, aga koristan ära
ja õhtu läheb edasi. Ma lihtsalt pean seda korra veel filmima endale meenutuseks, et oli selline õhtu, kus oli täielik tuulevaikus. Ja mitte ainult täielik tuulevaikus, vaid üldse täielik vaikus. Lihtsalt mitte ühtegi häält, mitte midagi. Ja kui homsest läheks kõik täiesti pilve ja tormiseks, siis sellise pärli nimel oli see kõik seda väärt. Tunnen ennast nagu lõvikuningas. Istun siin könka otsas ja vaatan alla orgu ja söön ja mõtlen, mida eluga peale hakata. Õues on vastik kõle tuul, aga see, mis kahiseb, ei ole mitte tuul, vaid mul on siin telgi eeskojas käimas siis kokkamisprotseduuri. Õigemini enne, et saaks kokata, tuleb lund sulatama. Ja niimoodi ma siin siis istun. Olen soojad riided sisse selga pannud ja naudin olemist. Kui seda nii saab nimetada. No pigem ikka saab, sest õues on tõesti väga kõle tuul. No selliseid vaateid pean ma päeva otsa taluma. Õudne lugu. Varsti olen nii väsinud nendest. Väike lõuna kuskil, mul pole õrna aimugi, kus lõputu valge väli lihtsalt. Aga sööma peab ja siis lähen edasi selle sama künka suunas. Ja loodan, et see juhib mind lõpuks õigele teele. Praegu olen siin natukene, ütleme niimoodi, et on tavapärasest rohkem mõtteainet, et kas ma olen täpselt ikkagi sellel marsruudil, mis ma tahan olla. Jälle on mind õnnistatud täieliku vaikusega. Kaugel paistab Padjelanta rahvuspark. Padjelanta tähendab siis kõrgemat maad. Ja mina kõnningi Padjelanta ja Sareki piiril. Ja lähen nüüd tagasi Sarekisse, mida siis ilmestabki maastiku muutus. Seal ees on näha siis kõrgemaid mägesid. Nii et see on minu teekond. Ma lähen tänaseks kuskile sinna alla orgu ja panen oma telgi ülesse. No nii, telk on lõpuks üles pandud, aga see on alles esimene etapp, et siin tuleb nüüd hakata eeskotta väikest käiku kaevama ja lisaks tuleb siis hakata vett keetma ja kõik ülejäänud protseduurid, nii et siin on veel tund või 2 toimetamist ees, et tööpäev veel kestab. Ühel hetkel jõudsin ma siis Alkavaare kabeli juurde ja võib tekkida küsimus, et miks on kuskil niigi metsiku rahvuspargi kuskil tagumises küljes kabel, kellele sellist asja on vaja. Ja tuleb välja, et see Alkavaare kabel on seotud siis sellega, et kunagi oli seal kuskil, ma pean praegu peast meenutama, äkki Vase kaevandus, mitte väga pikka aega. Ja kaevanduses käisid töölised ja kuidagi seoses selle inimtegevusega seal otsustati, et on vajalik ka kabel ehitada ja ehitatigi siis see kabel. Sellest kaevandusest pole seal midagi järgi, aga võt see kabel on olemas ja mulle tundus, et see oli ka ikkagi restaureeritud ja tehtud täitsa normaalselt korda.
Internetist leidsin ka infot, et suvisel ajal on, äkki see oligi umbes pööripäeva ajal, nii nagu meil on siin jaanipäev, on seal 1 kord aastas, kui seal päriselt ka teenistust, mingit jumalateenistust siis peetakse. Nii et kes tahab minna, siis tasub pikk teekond ette võtta. Ma olen nüüd taas sisenemas mööda pikka suurt torgu, mis läheb siit mägede vahelt tagasi Sareki rahvuspargi südamesse, aga enne veel ronin ma mu selja taga oleva künka otsa. Seal on nimelt üks kabel ja mis kabel see täpselt on, äkki on koha peal natukene pikemat juttu, aga igatahes ma vaatan selle üle. Aga olengi otsapidi künka otsas ja tegin uksegi lahti. Nii et astume siis pühakotta. Mütsi võtame peast. Mis siin sees on siis? Nagu näha, kõvasti täis tuisanud. Keegi on siia mingisuguse aseme teinud. Mingi pink on siin. Aknad. Ja siin ees siis selline altari moodi asi. Väga eriline koht. Siuke suitsusauna lõhn on. Mingisugune kotkasulg on siin ka. Selline koht siis. Alkavaare kabel. Minu teekond edasi või isegi nüüd sel hetkel võiks öelda, et tagasi. Ma olin käinud ära tagumises otsas ja liikusin nüüd mööda orgu tagasi rahvuspargi südamesse, kus ma olin olnud siis koos hispaanlastega ja kus ma olin näinud ka virmalisi. Ja sellest rahvuspargi südamest lahutas mind Algavaage org, mis minu arust oli üks kõige ilusamaid orgusid, mida ma oma teekonna jooksul nägin. Ja nii palju, kui ma olen vaadanud YouTube'ist ka videosid ja lugenud, siis ma olengi aru saanud, et seda peetaksegi üheks kõige ilusamaks oruks, mis seal rahvuspargis on. Megavaated ikka. Ei jõua ära imestada. Kahjuks see telefon ei suuda neid värvide ülekandeid niimoodi edasi anda, nagu nad päriselt on. See on lihtsalt täiesti müstiline. Ja endiselt olen ma 2 inimese jäljes, kes ma pigem arvan, et on ikkagi täna siit läinud ja üks on läinud lausa räätudel, mitte suuskadel. Ja huvitav on ka ta selle poolest, et mõned allikad väidavad, et seal elab kuidagi rohkem polaarrebaseid kui teistes orgudes. Nii et mingil põhjusel loomadel meeldib seal olla. Ja minugagi juhtus üks huvitav olukord seal samas orus, et liikusin siis selles vihisevas tuules, kuni ühel hetkel peatun ja kuulatan, et kas tõesti mingisugused nagu mingid kelluka hääled, et mingid kellukesed kuskil kõlisevad. Et samas ma ju tean, et need põhjapõdrad ikkagi korjatakse sealt mägedest kokku, nad aetakse mööda neid orge talveks kuskile aedikusse inimeste juurde ja seal nad siis veedavad mingi osa vähemalt sellest kõige külmemast ajast. Aga seal oli siis üks seltskond põhjapõtrasid, kes oli ikkagi täitsa elujõus ja liikusid seal omapäid ringi ja osadel siis olid tõesti kellukesed kaelas. Ja ma panin sinna orgu ülesse ka oma telgi ja jäin ööseks sinna. Ja siis kuidagi ka öösel selles mägede vahelises vaikuses oli kuidagi südant soojendav, et läbi une vahepeal jälle kuulen, et keegi kolistab oma kellukesega kuskil. Et põdrad olid siis seal telgi lähedal. Nii et selline
lihtsalt sihuke tore kogemus. Järgmine päev mööda seda algava Georgu liikumist või liikudes sain ma lõpuks siis kogeda vaheldust sellele lõputule päikesepaistele. Ilm oli selline sombune ja kuidagi see oli tuulevaikne ilm valdavalt ja need pilved olid sellised nagu udusuled ümber minu ja teatud piirini, teatud kõrguseni ma nägin maastikku enda ees, aga siis sealt juba hakkas see selline pilvekiht ja oligi huvitav vaade, et kus sul allpool on valge lumeväli ja üleval on siis siuksed hallikasvalged pilved ja siis sa näedki ainult seda keskosa sellest maastikust. Et ka väga eriline kogemus ja kuidagi see pilved ja me võime võib-olla nimetada seda kaudselt ka uduks, et see tekitas sellise ka maailmalõpu tunde, et sa liigud selles vaikuses ja need piirid on ära kadunud ja sa oled nagu mingisuguses muinasjutulises ruumis. Ja kui sa oled seal nagu mitmeid päevi üksi olnud, siis tõesti tekib see tunne, et kas ma pääsen siit dimensioonist kunagi tagasi ka sellesse maailma, mida me nimetame siis normaalseks maailmaks. Et väga põnev. Mulle sellised piiripealsed kogemused meeldivad, kus sa juba hakkadki iseendas ka natuke kahtlema, et kas ma olen siit päris korras. Hommikurutiinid siin algava Georus on alanud. Lumesulatusmasin jutumärkides podiseb telgis ja mina hakkan vaikselt vaiasid välja võtma ja nööre kokku pakkima ja siis riidid kokku pakkima ja siis asun edasi siit liikvele, kuni jõuan juba võib-olla täna õhtuks siis Saareki rahvuspargi südamesse tagasi ja sealt siis võtan juba pisut teistsuguse suuna oma auto poole, kui ma esimestel päevadel sealt siia poole tulin. Nii et kokku saab natuke selline number 8 kujuline marsruut. Ja seal Georus oma telgi lähedal sai mulle osaks kohtumine ja tegelikult ma pean tunnistama, et üldse mu hommikud sageli algasid sellega, et kas siis rabapüüd või lumepüüd, kellel ilmselt juba märtsikuus algabki pulmaaeg, väga häälekalt siis äratasid mind ülesse. Ja enamasti oli nii, et madalamates orgudes, kus kõrgus oli väiksem, olid valdavalt ilmselt rabapüüd, on õige öelda. Rabapüüd on väga häälekad linnud ja teevad sellist natuke nagu hullumeelset naeru ja lumepüüd on siis natuke tagasihoidlikuma häälega ja neil on siis natuke nagu selline valge. Nad on ise valged, aga must röövlimask on siis siit ümber silmade. Nii et nendega ka seal natukene veetsin aega ja pildistasin neid. Veel märkasin ma mitmete päevade jooksul ahmi jälgesid ja mind pani korduvalt imestama, et kui ka kõrgused olid seal 1000 meetrit või mõnel juhul isegi 1200 meetrit, et siis talvisel ajal ja nii kõrgel, et mida nad sealt siis otsivad. Et kas tõesti sealt on neil tõenäolisem saaki leida kui kuskilt madalamalt, et see pani mind tõesti kuidagi imestama ja kukalt kratsima. Lõpuks olin ma siis tagasi selle rahvuspargi südames ja ma hakkasin, võikski öelda, et mul oli 3/4 teekonnast läbitud ja nüüd see number 8 ühe pauna siis nii-öelda viimane osa
tuli mul veel läbida. Ja ma nägin juba enda jaoks tuttavaid kohti ka, kus ma olin eelnevalt siis olnud või kust lähedalt ma olin eelnevalt mööda läinud. Päev algab kohe korraliku ülakehatrenniga. Telk oli mu seal all kuskil platoo peal ja nüüd tuleb selle kalde alt siit üles rühkida. Ja üks otsus, mida ma tagantjärgi mõtlen, et ei olnud võib-olla kõige targem otsus, aga mul on hea meel, et ma füüsiliselt pidasin vastu, oli siis sisenemine Pastavaage orgu. Tegemist on siis üsna kitsa oruga ja ma nägin, et kellegi suusajäljed läksid sinna samasse orgu ja ma läksin nende samade suusajälgede järgi. Mõtlesin, et olen kuidagi tark ja nutikas. Ja kui ma hakkasin sinna orgu tõusma, kusjuures see oli ka huvitav, et ma mitte ei läinud sinna orgu allapoole, vaid see org viis nagu kõrgemale. Ja kui ma sinna orgu hakkasin tõusma, siis üsna alguses nägin ma sellist kohta, kus siis oligi lumevõlv oli sisse varisenud ja see natukene ehmatas mind. Ma otsustasin, et ma lähen vaikselt alla ja lähen siis sellest sisse varisenud kohast mööda ja olen hästi ettevaatlik kõige selle osas, mis tundub natukene kahtlane. Ja millegipärast oli nii, et need suusajäljed ühel hetkel kadusid ära ja ma tõesti ei saanud aru, et kus kohast need inimesed olid siis läinud, kas nad olid tagasi pööranud. See jäi mulle selgusetuks. Aga ma olin ise otsustanud, et ma lähen sellest orust läbi. Ja see ei olnud võib-olla kõige parem mõte, sest tegemist oli kitsa oruga ja ma vältisin liikumist oru põhjas. Mul oli natuke nagu kahtlus, et võib-olla seal all on ikkagi mingi vee liikumine ja võin sealt kuskilt läbi lume või jää kukkuda. Ja ma otsustasin hoida siis rohkem oru kallaku või nõlva peale. Ja see oli füüsiliselt hästi raske, sest tõesti see kallak oli vahepeal midagi sellist ja sa lihtsalt kuidagi lööd neid suusakante sinna niimoodi sisse ja üritad minna mööda seda jäätunud äärt ja samal ajal on sul taga siis kelk, mis ka niimoodi libiseb kohati allapoole ja tahab sind nagu kaasa kiskuda. Täna on päris pingeline. Tulen mööda üsna järsku kallakut, kohati on väga jäine ja alla ei tahaksid ka libiseda. Aga mul on lootus, et varsti läheb paremaks vähemalt. Tingimused, õigemini maastik näitab seda, nii et ma loodan parimat, sest jalad juba valutavad nende nurkade hoidmisest. Et see oli füüsiliselt tohutu pingutus ja kuidagi vaimselt ka üsna traumeeriv. Et seda pinget jagus õnneks kuni poole oru peale jõudmiseni ja sealt edasi juhtus õnneks see, et see org hakkas siis laskuma allapoole ja läks ka laiemaks ja minu jaoks oluliselt turvalisemaks. Nii et kui ma jõudsin ikkagi sinna oru kõrgpunkti välja, kusjuures ma nägin seal veel ka hästi äge oli kõrgemal oli siis liustik ja ma nägin seda sinakat, sellist kumavat jääd, mida ma oleks väga tahtnud minna vaatama, aga ma tundsin seda, et õhtu hakkab peale tulema ja ma võiksin jõuda pimeduse ajaks ikkagi natukene sealt oru kõrgpunktist nagu allapoole. Kuidagi tundus hea mõte seda teha. Nii et ma ikkagi liikusin siis edasi, ei hakanud seal liustiku ääres või peal mingisuguseid lollusi tegema. Ei saa filmimata jätta ühte väga erilise mustriga mäge. Tegin temast
päris mitmeid fotosid. Ja nüüd siis lähen siit mööda orgu alla ja piki seda mäejalamit vasakule. Näis, mis mind seal ootab. Loodan, et on mõnus liuglemine. Jalad löövad tuld ja on väga valusad. Täna sai tehtud siis rekordpäev. Tegin sisuliselt 2 päeva distantsi, 23 kilomeetrit. Ja sellega juhtus niimoodi, et ma olen jõudnud Sareki rahvuspargi piirile. Tehniliselt kõige raskem ja võib-olla kõige ohtlikum osa matkast on läbi. Ja siit edasi on ikkagi üsna selline turistimatk, võiks öelda. Ja ega rohkem vist ei olegi öelda. Panen telgi ülesse, asjad on mul siin laiali. Ja võib-olla saab firmalisi pildistada. Kui firmalisi ei saa, siis lihtsalt kogun ennast, mudin jalgu ja loodan, et nad homme mind edasi kannavad. Asi on jõudnud nüüd nii kaugele, et Sareki rahvuspargi piir, ametlik piir jääb mul selja taha. Vai siit kuskilt üle minu õla paistab ka väike tahvel. Ja siit edasi siis ma kulgen mööda suurt järve, mis on, ma arvan, 15 või rohkem kilomeetrit pikk. Nii et siit Sareki piirist autoni, ma arvan, et umbes 3 päeva teekond. Kes siia jõuda tahab, peab pingutama ja ärasaamisega samamoodi. Üsna matka lõpus sain ma veel ühe olulise õppetunni, õnneks väga leebel moel. Ja see õppetund seisnes siis selles, et umbes tõesti see oli juba mingi 12. päev ja kogu selle aja oli olnud suhteliselt soe ilm. Õhtul muidugi miinuskraadid, päeval ilmselt juba 0 või isegi natukene plussis. Ja mis see tekitas, oli see, et minu magamiskott kohati oli niiske. Öösel, kui sa miinuskraadiga oled magamiskotis, sa hingad välja seda hingeauru ja sul tekib magamiskotti peale siia kuskile rinnaku juurde selline kergelt jäätunud kiht. Ja kui on väga külm ilm, siis sa saad selle kuidagi hommikul sealt lihtsalt maha lükata. Aga kui hommikul juba hakkab soojaks ka minema, siis see jääkiht, vähemalt mingi osa sellest, imbub vaikselt siia magamiskoti sulgede sisse. Ja kui see kordub 10 või rohkemate päevade jooksul ja sa veel pakid selle magamiskoti tihedalt kokku ka iga päev, siis lõpuks juhtub see, et see niiskus levib sinna sulgede sisse. Ja kui suled hakkavad kuidagi kokku pakkima, siis vaikselt kaob ära selle magamiskoti selline külma pidavusvõime ja lõpuks hakkab sul isegi väga sooja magamiskotiga jahe. Ja minul siis niimoodi juhtus, et oli üks natuke jahedam öö ja tõesti, kuigi magamiskott on numbrite järgi või näitajate järgi metsikult soe, siis ma tundsin ka selle tagasihoidlikuma külmaga tegelikult, et mul hakkas nagu jahe. Täna jälle tuuletu, pilvitu, teen hommikusööki
ja tuleb tunnistada, et see päike isegi hakkab vaikselt ära väsitama mind. Võiks ikkagi natuke rohkem pilvi ka olla. Öösel oli külm, nii uskumatu, kui see minu väga sooja magamiskotiga ka ei tundu. Sellepärast, et eelnevate soojemate päevade jooksul on ta ilmselt kogunud endasse natuke niiskust. Ja täna öösel tõenäoliselt see temperatuur käis seal 20 juures kuskil ära. Praegu päikese kerkides on ta kuskil seal -14. Ja tundsin, et mitte nüüd niimoodi, et hambad plagiseks, aga lihtsalt ebamugav oli. Ei saanud normaalselt magada. Pidi endale aeg-ajalt sooja tegema. Vot sellised asjad hakkavad juhtuma, kui pikemalt matkad. Ja järgmisel hommikul mul tekkis ka kohe mõte, et kui oli päike väljas, panin selle magamiskoti üle puuoksa päikse kätte. Päike oli üsna intensiivne ja tegelikult kuivatas seda magamiskotti nii palju, et kui ma siis sel õhtul selle magamiskotti uuesti välja võtsin ja läksin sinna magama, siis oli seal jälle täiesti okei magada, et seda jaheduse tunnet enam ei olnud. Et see on üks, võiks öelda, baastõde, mille vastu ma üsna rängalt eksisin, et oleks seal olnud seda temperatuuri kõikumist rohkem. Võib-olla ma oleks teinud endale elu väga raskeks, et kui sa külmades tingimustes matkad ja pikaajaliselt, siis hästi oluline on teha siis seda, et sa, kuidas seda siis kõige parem oleks öelda, et sa isoleerid endast välja mineva niiskuse niimoodi ära, et see ei jõuaks magamiskotti. Pean tunnistama, et ma ei ole seda siiamaani proovinud ja foorumite järgi mulle tundub, et seal ongi tekkinud nagu 2 koolkonda. On ühed mehed ja naised, kes on valmis selleks, et nad magavad sisuliselt kilekotis. See tähendab seda, et sa oledki oma soojapesuga sellises niiskes, ebameeldivas keskkonnas ja hommikul siis ärkad, tuled niiskena sealt välja ja tõmbad oma mingid koorikpüksid ja jope peale ja hakkad toimetama. Ja niimoodi mitu nädalat järjest. Et mulle tundub see väga vastuvõetamatu ja ma olen aru saanud, et minusuguseid inimesi on veel ja nemad kasutavad mõnikord ka hoopis sellist lahendust. Ongi siis kätte jõudnud viimane hommik. Et on üks see sulemagamiskott, ja nagu paljud eelnevadki, ja sinna peale siis on seegi päikseline. Tõmbad ümber veel ühe õhema sünteetilise magamiskoti. Ja sünteetika siis kannatab siin on seda meil niiskust rohkem. Kungsleedeni matkaraja äärne mingi väike säilib hütikene. Niiskena alles. Ja siis Aga lihtsalt see keha niiskus ja see soojus kuidagi lükkab selle eralduva soojuse sinna välimisse õhukesse magamiskotti ja see siis jäätub sinna selle magamiskoti sisse. Mitte sa ei tekita endale riski sellega, et see vahetult sinu ümber olev sulemagamiskott kuidagi oma sellist soojustusvõimet hakkaks kaotama. Võib-olla seletasin kuidagi segaselt, aga ma usun, et kui otsite, siis leiate selle kohta mitmeid videosid ja selgitusi. Et mina kindlasti ei ole siin mingisugune professionaal, et lihtsalt ise õppija ja õpin põhiliselt oma vigadest. Iga asi jõuab ükskord lõpule, nii ka minu seiklus ja lõppes see siis, võiks öelda isegi juba igavalt päikese all, nii nagu ta oli suurem osa ajast ka kulgenud. Ja ma saan täiesti kahtlemata öelda, et tegemist on minu senise elu kõige erilisema matkaga. Ja mul ongi huvitav näha seda, et kui mul õnnestub nüüd märtsikuus taas kord sinna samasse piirkonda, aga teistele marsruutidele
kulgema minna, et see, kui sa oled nüüd teist korda õppinud oma esimese korra vigadest, kas see minek sinna teisele poole polaarjoont ja iseendaga üksi olemine on kuidagi teistmoodi? Kas see on juba kuidagi tavalisem või on see ikkagi iga kord ühtemoodi eriline? Sellest ma saan ilmselt rääkida järgmises videos. Ja mis mulle siia lõppu lisada jääb? Ega tegelikult midagi rohkemat ei jäägi kui see, et kui sul on mingisugune mõte, on see kas või Eestis matkamine, teha midagi sellist, mida sa ei ole varem teinud, tahad minna ööseks kuskile ööbima, olla metsikus looduses, siis ma arvan, et tee see kindlasti ära, et mingite hirmude tõttu ei ole mõtet seda katki jätta, pigem otsi võimalusi, kas saad kellegi kaasa võtta, kas saad läbi mõelda need hirmud, kas saad kuidagi leevendada või vähendada neid võimalikke riske ja arvestada ka sellega, et sa ei saa neid asju lõpuni kontrollida, et mingisugune küsimärk või mingisugune määramatu faktor jääb sellesse asjasse alati sisse, et muidu me ei saaks seda nimetada seikluseks. No, vaatame nüüd, kuidas siit laugema nõlva pealt kelguga alla lasta on. Võib-olla ei ole hea mõte filmida. Siit võib saada hea kukkumise video. Vähemalt endal on lõbus. Ise ka ei usu, aga 13 päeva hiljem olen samas kohas tagasi. Tunnen, et haisen nagu viimane peletis. Ilmselt esimene asi, mis ma teen, on see, et ma lähen söön ühe korraliku pitsa. Ja pärast seda ma otsin koha, kus ma saaks pesta.